alustan sellest, et Fred Jüssi, nagu on üldiselt teada, on sündinud Aruba saarel 1935 ja kiire arvutus näitab, et ta siis täna on 87 aastane. Ja sellepärast me siin niimoodi istumegi ilusasti poolenisti toas, poolenisti väljas ja teie siin tuule käes ja päikse käes just sellepärast, et Fredil oleks natukene mugavam. Nii et ärge siis väga pahandage. Ja põhiline teema, millest me siis räägime, ongi siin meie vahel. Ilma temata oleksime meie siin könnid ja poleks meid tõenäoliselt isegi kirjandusfestivali kutsutud. Aga alustame siis sellest kõige värskemast raamatust, mille siis mina ja Fred kokku panime. Põhiliselt on see ikkagi Fredi raamat, siin on nüüd lood ja fotod Hiiumaast aastatest siis 1957 kuni 2000-ndad on vast viimased pildid. Möödunud sajandil. Möödunud sajand. Ja. Ja sellest on ilmama hulk aega juba möödas ja mida minu jaoks see raamat kõige rohkem väljendab, ongi see Hiiumaa rikkus, Hiiumaa elurikkus igas mõttes. Nii looduse mõttes kui ka inimeste mõttes. Siin on lugusid nii loodusest, lindudest, liblikatest kui ka Hiiumaa inimestest. Nii et selles mõttes paljuski on see elurikkus jäädavalt kadunud, aga mingis osas on seda ka veel küllaltki palju alles. Ja kõigile nautida. Et see, ma arvan, see tuleb hästi siit välja nii pildist kui tekstist. Ja mõned minu pildid on ka. Jah. Vot nii. Aga Fred, ütle midagi. Et mida ma siis selle arvan, see pole tõni, et ma ei ole ma olen ilmale tulnud küll teispool maakera, aga ma olen sündinud Eestis. See on tõsine asi. Mis puudutab nüüd Hiiumaad, küll mina vahtisin kaartide pealt igalt poolt, kus kohast need Läänesaared on ja kuidas hommik saaks minna Hiiumaale, minna kuskile, siis võimalus oli minna, pakuti ühte kooli, Emmassesse kooli ja ma sain sinna, õpetajaks sain pärast bioloogiat ja geograafiat ja mõnda muu tegi veel. Ja kui ma siia tagasi, kui ma sinna elama tulin, siis ma sain aru, kuhu kohta ma sattusin ja ma siiamaani võin öelda, et see on eluhariduse üks kõige olulisi, väga olulisi, ma ei ütle, et kõige, see kõige on, aga üks väga oluline elust on minu eluharidus, mida ma siit sain. Siit ma õpetasin ja sealt ma õppisin väga palju ja sellepärast olen ma toob mind ikka tagasi alguses ligi, vahel ta lükkab eemale ja tõmbab jälle tagasi ja siis tõmbab su jälle tagasi Hiiumaale ja vaat siin ma nüüd istun. Ja. Selle raamatuga oli ka sellepärast, et mul pildistasin seal küll ja nüüd, kui sa hiljem said aru neid maastikke, mis ma pildistasin ja missugune olid rikkused tegelikult sel ajal, kuhu ma sattusin Hiiumaale 58. aastal ülikoolist siia tööle elama ja töötama, siis oleks väga huvitav praegu selle samamoodi võiks seda juurde lisada ka heliplaadi. Siis võiks kõrvuti panna, võrrelda seda aega, kui sel ajal, kui ma sel ajal elama hakkasin ja seda
sellest jutustab see raamat ja samamoodi võiks dokumentidena mulle ma olen salvestanud ka helisalvestised, ka missugune võib olla ka rikkus oli sel ajal ka, kui ma läksin ka, mis ta ka elustik üldse. Jaa, see panen need kaks kõrvuti, siis see paneb väga tõsiselt mõtlema ja selle raamatu tegemise mõtte sealt õieti sündiski see mõte, et seda peab kõrvale panema, peab jäädvustama, sellepärast, et on jaa, nii nagu Liiv ütleb, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta ja sellega ka. Nii et nii me siis oleme, mis peale hakkame sellega siin. Jaa, tore, et sattu siia ja ikka tõmbab jälle siia. Praegugi ma olen nagu, kuidas ma ütlen, et kahe pere koer. Ühe jalaga ma olen Tallinnas, kus mu kodu on, kus ma olen elanud ja lapsed kasvasid ja lapselastega koos kasvasime seal mingil määral ja ikka päriselt ja aga nüüd tõmbab siia, nüüd ma olen ühe jalaga siia, teisel pool seal. See on jälle oma elu, aga see on pikk jutt ja siis me ei saagi üldse jutustadagi lõpetada. No nii. Nii et see ses mõttes on ja see on väga suur asi, eluharidus üldse, haridus, jah, olgu. Mina tahaks seda vaimustust jagada Kristiina ja Fredi selle värske Hiiumaa radadel raamatu puhul, et ma ei ole jõudnud seda lugeda, aga nii palju, kui ma olen lehitsenud, et ma tõesti saan aru, et see on kaua tehtud kaunike, et see energia, mis te olete sinna sisse pannud, et see tõesti kiirgab sealt välja ja mis teeb tõeliselt eriliseks praeguse aja maailmas. No kõigepealt see, et Fred on väga põhjalik, Kristiina on veel põhjalikum, seal on kõik täiuseni välja timmitud. Aga mis mõjub ootamatult kihvtilt, on mustvalged pildid. Täitsa tõsiselt. Ja mina hakkasin selle üle mõtlema mõni aeg tagasi. Meil oli Fred Jüssi Olemise ilu filmi esilinastus ja siis ka poole jalaga Hiiumaa mees Tõnu Õnnepalu astus ligi ja ütles, et tead Jaan, et kui mina, siis tema Tõnu Õnnepalu, et kui ma teeksin praegu loodusfilmi, praeguse aja tehnikaga, et ma teeksin kindlasti mustvalge filmi. Ja mõtlesin, et milles siis asi on. Ja Tõnu seletas väga hästi ära, et see on psühholoogiliselt on nõnda, et kui sa vaatad mustvalget pilti, siis sa pead tegelikult heas mõttes rohkem tööd tegema, et sa pead täitma selle pildi oma fantaasiaga. Et teinekord, et selle tõttu need mustvalged pildid on tegelikult võimsamad ja intensiivsemad. Ja nüüd, kui ma lehitsesin seda Kristiina ja Fredi värsket Hiiumaal radadel, siis mul tuli see Tõnu jutt meelde ja see on täpselt nii. Et ma vaatan seda mustvalget pilti, seda kaugusesse minevat teed ja ma olen korraga tunnen, et ma olen nagu 3-mõõtmelises reaalsuses. See on täiesti hämmastav, et mida teeb mustvalge pilt, mida ei ole tükk aega vaadanud, sest igal pool me näeme neid tohutuid värve. Aga juba selles kontseptsioonis on see raamat nii võimas ja rääkimata nendest Fredi lugudest seal, mida ma ei ole jõudnud veel lugeda, aga mille puhul mul selles kullaproovis ei ole sugugi kahtlust. Nii et kokku võttes selline terviklik kunstiteos, et aitäh teile selle. Ja kui ma nägin, kui see raamat välja tuli, ma käisin õhtul külas, nad olid 2 vaimustunud, nad olid nagu 6-aastased lapsed oma värskete raamatute. See oli tore, tõeline ekstaas. Nii, aga siis nüüd loodusest ja inimesest, et ma olen ühe mõtte välja visanud, mulle see endale kangesti meeldib, siis ma olen palunud Fredil seda kommenteerida siin ja seal. Ta tegelikult ei ole vastanud sellele, aga võib-olla see ongi retooriline küsimus. Et nii nagu Fred ütles, et ta on kahe pere koer, et ta on ikkagi ka Tallinnas natuke, minu meelest proportsionaalselt on ta Hiiumaal ikkagi rohkem oluliselt. Aga mulle tundub üleüldse, et see minu mingisugune teoreem või mõte on see, et üks looduse filosoof
peab omama mingisugust teist taustsüsteemi. Ja Fredil on need kaks asja, et ühtepidi on see võõrsil sündinud, Arubal sündinud ja värske pilguga poiss, kes sattus Eestimaa loodusesse, nägi esimest korda värvilist puude langemist, nägi talvel lund, kogu seda rikkust ja ka keele kõla. Et mees, kes on kasvanud esimesed 3 eluaastat ingliskeelses keskkonnas, ka peres räägiti ingliskeelt, saab nüüd rääkida meile tegelikult emakeelest ja see emakeel on talle nii oluline olnud. Ma ei lobise rohkem, kui ma ütlen seda, et mis on minu jaoks see Fredi fenomen on see, et on tõesti mees kultuuri ja looduse ristteelt. Et see inimene saab loodust mõtestada nii nagu Fred Jüssi, kellel on nii suur lugemus, kes on nii palju käinud kontserditel, saanud väga head muusikalist haridust sealt samast raadio stereotoimetuses, suhelnud väga paljude kunstnike teatriinimestega, et selles mõttes, kui keegi otsib retsepti, et kuidas saada Fred Jüssiks, et siis see on nii lihtne, see ongi. Jah. No vot, Fred, kas sa oled nõus sellega, et sa oled looduse ja kultuuri ristteel, sest et paljud inimesed, kes ka filmi vaatasid, et me ise nagu andsime sellele müüdile veel hoogu juurde, et no Fred on see, kes elab seal paksu metsa sees oma väikese hütti kaldal ja siis teeb lõket, aga tegelikult on ta ju mees Tina tänavalt või Hiiumaa pesapaikuma ei see on mees tondilt. Just nimelt, mees tondilt suurem osa elust. Sina pead rääkima. Ütle midagi. Me oleme sinu pärast kokkus. Kas sa oled nõus sellega, et sa oled elanud looduse ja kultuuri ristteel, kui sa pead ennast ainult metsameheks või meheks? Nii nagu kunagi meil oli mõte, et mis saab ka filmi pealkirjaks, et siis Külli Tüli Ööülikooli helirežissöör pakkus välja, et metsa poole linnamees oleks selleks. Tänne metsa poole, teine väljendus või ta niisugune mõte on ka selle, et inimene natukene nikastan natukene kuskilt. Saarlane ütleb ka vahel, et ladvas on vamm. Ja siis võib ka öelda ka, et ta on metsa poole. Aga vahel on pealt vaatad ei saa aru, mis seal toimub, aga üks tõmbab sinna ja teist lükkab sinna. Ja tehke selgeks, kumb see õige on. Ja. Sa oled ikka linnamees tegelikult. Ei oska öelda, tõesti ei oska öelda seda, jah. Mulle öeldi, ei taha jutustada seda, mu naine ütles, väikene krunt võiks olla seal kabeli, seal kivi juures seal on ja seal saab väikse niisuguse putka ja siis saad natukene üks paar õunapuud ja siis on mõni leet või ruutmeetrit on seda suurt muru ja siis iga saavad, inimesed käivad koos ja siis kursusel kaasas, kõik nad on teisest valdkondast inimesed, kes nad õppisid ülikoolis ja aga mina mõtlesin õudusega seda, kui ma pean igal nädalal minema sinna ja siis vaatama, kas on seest käinud midagi, varastatud midagi või toast või on midagi puu ümber kukkunud tuulega. Ma ei taha, et mul oleks niisugune päris maa. Nii tore on, kui sul on, kui sa oled metsa poole. Jaa, sa oled... nii ehk võib ütelda ülikooli ajast, ma mäletan teist aega, kui õpetati mind ka, ma olen dualist. Ühest poolest ma tunnistan kõiki loodusseadusi, seda peale õpetati. See oli tol ajal vanad pätsuaegsed õpetajad olid ülikoolis. Aga on veel üks on kõige laiem loodusseadus, see on tippus. Aga võt seda kutsuta või ütelda ka, et see on ka
et ta on dialoog või tähendab, ühest küljest ta tunnistab väga kõrgemat võimu, mis kõige üle valetseb ka kõiki neid loodusseadusi, valitseb seal. Ja see on üks õpetus, jaa. Seda rääkis sinu õpetaja Johannes Piiper. Tema oli sügavalt usklik, võib öelda, ja samas oli ta ju teadlane, ta oli loodusteadlane, et see on nii vägev kombinatsioon ja ma tõesti imetlen seda, et sellistele nõukogude noortele ta julges tegelikult neid oma mõtteid avaldada, et tema usub, et lisaks loodusseadustele on veel üks ülim seadus ja sa oled ise seda ka rõhutanud. Et kas see on sul tulnud niimoodi vanemas eas või sa oled kogu aeg omanud sellist, no võime ikkagi öelda nagu religioosset mõõdet, et siin ei ole midagi kiriklikkusega pistmist, aga just et tunnistad elu suurt saladust. Et kas see on tulnud aja jooksul või sul on see alati kuidagi põues olnud, see tunne ja teadmine? Meetodiks oli ka võrdlus, aga võrdla neid aegu, kui ma tulin Hiiumaale ja mis on praegu on. Ma mäletan seda, kui ma läksin Hiiumaale, siis öeldi mulle, et kuulda tead, siin on Hiiumaal on 2 ööbikut, otsi need üles. Mina sain siis nii palju palkad, sain jalgrattas, sõitsin kõik ringi ja ma leidsin need 2 ööbikut üles Eestis. Jah, see on suur asi. Üks oli seljal, teine oli Suuremõisas, Laulis, jah. Aga kui ta muutunud on, kui palju on aeg muutub ja tol ajal ei tuntud üldse ööbikut ja seda laulurastas tavaline linn ja nii palju hea jutuga lauluga, niisugune laululind oli laulurastas ja teda oli igal pool kuulda, siis arvatagi, et see ongi ööbik ja nii et aeg muutub ja ajad muutuvad ja aga see, et ööbikuid on praegu ju rohkem, et kas see siis mingis mõttes näitab just, et ühelt poolt sa räägid seda, et kuidas kõik on vaesustunud, aga näiteks ööbikute mõttes on siis nii-öelda liigirikkus aja jooksul hoopis suurenenud, sest praegu, ma ei tea, kuidas Hiiumaal on, nagu Võrumaal küll kõrvu lukustavalt laksutasid enne jaanipäeva ööbikud, et neid ööbikud on nüüd Eestimaal ju väga palju ja Hiiumaal ilmselt ka. Kuule, ma ütleks vahel, et Sarvel pole mitte ühtegi ööbikut olnud kuulda veel. Kas sa ütled veel? See aasta ei ole olnud. Äkki siis ei tulegi enam? Ma ei tea, mis värk on. Muidu ikka üks oli seal naabri õues. Aga kus see kurioosum on, et 2 ööbikut Hiiumaa peale? Et kas see vastab tõesti tõele? Et praegu on rohkem kui 2 või kuidas? Kõik, kes on hiidlased, andke käega märku. On olnud ööbikuid, jah. Et selles mõttes, et midagi on elus ka paremaks läinud ööbiku laulu osas. Jah. Ma tahtsin ka vahepeal midagi kangsti öelda. Aga seoses selle raamatu, no ikka olulistest asjadest tuleb rääkida. Ja siis ma tõstaksin esile ka kujundajat, kes on veel põhjalikum kui mina. Ja kellega me palju vaidlesime. Aga Kersti Tormis siis temale ka kindlasti suur kiitus. Ja. Mina palusin tookord, ütlesin, et kuule Kersti, kui sa, et niisugune kärbes on mul kõrva pandud see mõte, et niisugune, aga mul on üks esimene nõue ja peamine on see, et see oleks karge. Et seal ei ole ilutsemist ja seal ei ole nunnutamist. Vaadake seda raamatut. Mõelge selle üle järele. Ja. Ei ole jah, nunnutamist. Ja, aga muidugi, et kui nüüd midagi kaob ära ja siin, kuhu nüüd, ma mäletan minu käest küsimas ka, et see, kuhu siis konna laul on kadunud, see on siis see kõre või Jutsel kärnkonna või mis ta siis on? Hiiu keeles pidi klodikonn olema. Ja. Täällä mürrises kõik, kui ma tulin ju rannades kõik, kõliseb kõik ju rannaliidud ja terve Hiiumaal oli see täis ju kõik, mitte ainult, aga üldse. Ja kadus ära. Ja keegi pane tähe või kõik mõtleb, kuhu mis asi on, kõik küsid, miks pärast on. Aga kas te teate ka, et näiteks, kas on keegi näinud, kirpu näinud veel?
kas teil on olnud niisugune, et kellel on kirbud käsi püsti? Kirbud tulevad sulle voodisse ja sa paned puhta linad kõik omale ja hommikul vaatad, kõik on ära täis tehtud, kõik punkte täis, kõik on, kirbud on sul ära täid ja kõik ära reostanud, kõik selle. See näidake mulle ka kuskilt, kus on mõni kirp. Keegi tead on välja surnud. Pole ühtegi kirpu. Ma ei räägi koera, kes koera peal elab aga jah. Või muid parasiiti, eks ole, inimesi küll, aga kirpu enam ei ole. Ei tea, pane tähelegi. Ja näeks lutikatki vahel, ei ole. Ma mõtlen seda maja lutikat. Ja kärbsed on ka kadunud ja mulle tuleb meelde, Valdur Mikita ütles, et tead, et see kärbes, see on ikkagi elustiili loom. Ja elustiili loom tähendab selles mõttes, et kuna majapidamised on kadunud, loomi enam ei peeta, on ka kärbsed kadunud, sest mina mäletan alati lapsena suvehommikul ärgates, küll need kärbsed segasid. Ma ronisin tekki alla ja kõik ronisid näo peale just see, olles nende tädi juures maal. Aga ma ei ole ühtegi kärbest näinud. Sääske küll, aga kärbseid mitte, et kus on need kärbsed siis kadunud? No mul ikka mõned on seal sarvel seoses sellega, et on lambapidamine ja nii. Ja sellega seoses on ka rahvuslinde suitsupääsukesi päris palju, kes siis väga sageli teevad pesa heinaküüni ja lauta. Et sealt edasi võib veel kaugele minna ja tulevad need maastikud ja kus on siis, mida on vorminud kariloomad, mida on vorminud vikat. Et paratamatult alates kärbestest ja lõpetades lammastega, et see on kaduv maailm paraku. Et siin raamatus on mõningaid väga värvikaid näiteid selle kohta. Ja kui keegi tahab vaadata seda raamatut veel, siis on väärt järele mõtelda selle maa ilu, selle üle, kui ilus on see maa, järele mõelda. Ja see on väärt mõte järele mõtelda. Meil on moto ka, selle ma leidsin internetist, et seal on niisugune osakond nagu tsitaadid ja siis oli Fred Jüssi tsitaadid oli selles. Ma vaatasin ja seal oli niisugune lause, et kuidas saaksid võimalikuks imed, kui poleks imetlejaid. Fred otseselt ei vaidlenud ka, et ta pole seda kunagi ütlen. Nii et me võtsime selle motoks. See on väga ilus moto, sest et see mees on tõesti üks kõige tublimaid imetlejaid, keda ma tean. Jah, mina olen ka kuidagi püüda sõnastada, et see on seesama ka mingis mõttes lihtsate asjade ilu, et mul on tunne, et Fred on nagu avanud meie silmad ja meie kõrvad, et kui mõelda, mis on ju varemgi ilmunud, on need kivimustrid ja puumustrid, et need on ju kogu aeg olnud ju meie juures olemas, aga peab sündima siia maailma selline imetleja, kes leiab endas ka sellise vahendaja missiooni, et ta näitab teistele ka see, millest mina tunnen, et ma kuidagi lihtsalt elus oleks muidu mööda ratsutanud, et nüüd ma ka näen nagu kivimustrite ilu ja ütlen näiteks ka lapsele, et kuule, tule vaatame, et kuidas see on. Aga see on tänu sellele, et see on üks inimene, kes on seda kunagi märganud ja vahendanud. Ja see on aastakümneid tagasi juba, eks ju, et olnud. Aga ma tahtsin küsida sellist küsimust, mis on väga Hiiumaaga seotud, et Fred, kas sa mäletad oma sellist kõige esimest Hiiumaale tulekut? No täitsa niimoodi, et kuidas sa siia üle mere tulid ja mis sellest kõige esimesest Hiiumaa käigust meeles on või siis mõnest esimesest? Suurupiga sõitis praam Eltarmaale, ma tulen kohvri, mu kodinad olid kõik, mis tarvis olid kohvri otsas ja ma kobisin sealt praami pealt maha, ma tulin Hiiumaa pinnale, ma panin selle kohvri
või oma, mis asi? Sumadani. Sumatain. Kohver, mis asi see on? Ja ma panin selle maha ja ma seisin ja minust toimus äkki mingi järsk muutus tuli. Aga seda ei ole võimalik seletada. Ma olen võrdluseks oli olnud võimalusi ka inimesi, kes läheb esimest korda läbi Hiiumaale, mis tunne tal on. See on täiesti teine maailm, kuhu ma sattusin, aga mitte ainult kooslusi ja liike ja kui palju metsad ja kõike muud. Ma ei räägi sellest üldse mitte. Ma räägin sellest, on olemas ka sellel mõttel nagu on aura või nii nagu linnal on oma, Tartus on näiteks oma vaim, atmosfäär. Vaimne atmosfäär on veel üks. Püüdke kinni, siis rääkige mulle ka, kui teate, mis see on. Ma ei tea, mis see on. Ja see muutub loomulikult ja kui sa sellesse juba natukene oled juba ringi vaadanud ja sa oled inimestega kokku puutunud ja siis hakkab kujunemine, sa hakkab kohaned sellega. Jaa, aga see minu esimene hetk oli sellel, kui ma tulin kohvri maha ja ma olen jumal, aga seda ma ei suuda. See on unustamatu hetk minu jaoks on olnud. Aga miks ma ei tea ja mis pärast just niisugune. Ja miks pärast ta ikka, küll ta on mind nöökinud ka see omamoodi. Ja ma olen igast sante ja viletsaid kogemusi olen saanud siit, aga need ikka tõmbab siia tagasi. Ja. Vahid ikka, nii vahel küsid ka, kuidas sul lähed seal. Ma olen ütelnud, ma lähen eksiili läände. Nad juba teavad. Arst vaheb küsib mu käest ka, et kuidas on, kas on peapöörid, seda või teist, kuidas on, mis asi see õlisurve, ei mis oli, vererav. Ja, mina ütlesin arstile ütlesin, mul ei ole teile mitte ühtegi head ideed pakkuda teile. See ütleb mu kardioloog või see ihuarst, mina kutsun alati minu arsti, siis ta ütleb, pange siis oma kodinad seljakotti ja minge sinna Hiiumaa. Ei õige küll, ta teab juba ka. Aga Fred, ma küsin vahele, mis seal Tallinnas veel kinni hoiab? Mis seal Tallinnas kinni hoiab veel? Miks sinna pole? Et miks sa veel Tallinnas käid? Miks sa ei ole täiega kolinud Hiiumaale? Jaa, seleta tule ära see. Seal on kodu, lilled, päikesepaiste. Lapsed. Armastan, või seda võib ütelda, ma armastan, seda pole õige sõna ütelda. Aga lihtsalt on olemas seda määratus küll. Kui ma esimest korda nägin Eestit, ma olin 3 aastat vana ja 4 kuud vana. Ja ema võttis mu käe kõrval, siis kui me tulime Gripsholmi sellel laevalt, tulime maha ja me läksime, hiilisime välja tädi juures, Kosel oli selle, ma läksin välja, hiilisid välja, toast välja ja läksin siis õue ja vaatasin, mis seal on kõik. Üks väike talukene oli seal Lasnamäel ka, seal Jussi see talu. Ja mina vaatasin, mis asjad, see on valgeid lilli täis. Ma läksin, küsisin tagasi, mis asjad need on seal. Aga need ma mitte ei mäleta, et ma kuulsin inglise keeles või eesti keeles, see pidi olema eesti keeles, seepärast et eesti keelt ma siis üldse ei rääkinud. Ma ei rääkinud tollal
aga selle peale siis öeldi, et kuule laps, teid on anemoonid, jäi nii hästi meelde. Esimesed sinililled ma nägin järgmisel kevadel, sest tollal oli juba aeg oli möödas kõik ja ma läksin Kadriorgu sügisel ja ma olin jahmunud sellest, kui suured puud seal on. Sa võisid mitte fool, mis on see langeda sügisel tuleb. Seal läksid seal emaga koos Kadriorus ja ma sain sahistada maha langenud kastani ja vahtra ja nendes lehtedes sahistada seal sees. Vahel tuli niisugune punane, niisugune pruun muna tuli ka, korjasid task. Need mu esimesed unustamatud mälestused on sellest. Mulle meeldis see maa. Esimest korda ma mäletan sinimusta lippu nägin, mitte Toompealt, mulle jäänud meelde. See jäi Kasel seal, kus on see, seal oli nende suvilate, rikkurite suvilate, mis see on, ja seal ikka Pirita Kase all seal all, Siis ma nägin, seal oli suur kaar, see oli väga korralikult korrastatud, seal väga heas peetud, kõik see ümbrus seal, allikad voolasid, suure volinaga tulid kallastest alla, tuleb allikavesi, allikad tulevad välja. Ja ma vaatasin üles seda masti, mis seal oli sinimust valge oli. Ja siis ma vaatasin küll, et oi, kui tore lipp siin on. Mis mina sellest teadsin. Ma ütlesin pärast esimene kord vennale, ütlesin, I am an American. No me tulime, Ameerikas oli mõnda aega ka olime New Yorgis. Mu naer, minust vanem 6 aastat, see naeris välja, et see Toobu, sa oled puhas Eesti mees. Jäin ka või? Olen ka. Aga selleks ma jäin ka. Ega ma ei pääse kuskil sellest. No nii. Sa kunagi lugesid kokku ka, et mitu lippu sa oled oma elus, mitme lipu all sa oled nii-öelda elanud, kas see sai lausa 7 kokku? No tõesti võtame siis Hollandi asumaa, eks ju, siis oli jahtklubi otsas oli ilmselt Ameerika lipp, tulid Eestisse, siis oli sinimust-valge lipp, siis tuli punane Nõukogude okupatsioonilipp, siis tuli Saksa okupatsioon ja Saksa lipp, siis tuli jälle punane lipp ja siis tuli sinimust-valge ja siis tuli Euroliidu lipp ka. Ja ma ei tea, mis lipud kõik on. Siis tuleb punane või see sirp ja see... Sirp ja vasar ja... Aga siis panin just suured laided peal, see pidi olema siis Eesti Nõukogude vabariigi, mis asi see on? Ma küsisin ka tutvate käest, mis asi see on, millest te räägite? Et ei vabariigis on siis niimoodi, ülikooli aeg rääkis, noored inimesed rääkisid, meil vabariigi teedel ja kõik, mõtlesin, kus kohas? Mis riigist sa räägid praegu? Mina pole kuuldki sukst asja. Et see läks meil vabariigis, eks ju? Pärast tuli meil see suur vabadus. Mis on siis, kuidas on üks sõna, on mul meelest ära läinud see. Kultuuri hävitamise üks sõna on ka selle kohta ka olemas. See vabadus oli olemas. See vabadus oli alati olemas, seda õpetas mulle juhtumisi üks sõna, mida ma ei tundnud seda, mis asi see oli. Genotsiid? Ei, ta luges meile tähendab ta Kalau ja Ristkokk ja ma küsisin, aga meil on ju vabadus olemas ja ka olemas. Ja on küll. Ma ütlesin, et räägi meile ka, missugune meil siis see vabadus on. Ja seda nimetas seda sõna. Ma küsisin, mis see tähendab? Seal on mõte on selles, et alati tuleb meelest ära see, aga pärast ma alatiseks mul on see alati mees, kui ta õpetas meile, see on kultuuri hävitamise
vabadus on ja selline mõiste on olemas ja seda oli igal pool, kus te võite näha kõik. Ja aga ma tuleks korraks tagasi selle Tallinna juurde. Ma olen ka tallinlane, ma olen Tallinnas sündinud. Ja olles kuulnud väga palju jutte Fredi lapsepõlvest Tallinnas, see oli täiesti teine linn võrreldes sellega, mis praegu on. Ja ma isegi oma lapsepõlvest mäletan, et isegi minu lapsepõlve Tallinn oli täiesti teine linn võrreldes sellega, mis on praegu. Nii et Tallinn on meile väga kallis, aga seal elada pikalt ei taha. maailm muutub ja Aga Hiiumaa muutub muidugi ka. Me pidime ikkagi tegema selle küsitluse, et kui palju siis ikkagi on nüüd hiidlasi, kelle vanaisa on siin maetud definitsioon. Ikka on, jah. Väga palju on. Jah. Täitsa tore. Nagu Sõru festivalil. Jah. Aga selle sama ka Fred Jüssi olemise mõnu, see ka väga värske ööülikooli raamatu puhul, et me tegime Frediga just selle raamatu jaoks ühe pika vestluse. Ja see võttis ka oma 1,5 aastat aega ja punkti panime märtsikuus, selle aasta märtsikuus. Nii et see kaar on ka väga suur, alates siis Arubal sündimisest kuni sellesse praegusesse maailma ja meil isegi oli juttu Ukraina sõjast ja kui Kristiina tuletas meelde seda sünniaastat 1935, et Fred on kõik, minu jaoks oli selline, see ununeb vahepeal, aga et sa saadki aru, et sa räägid köögilaua taga ühe mehega, kes räägib sulle märtsi pommitamisest ja korraga kõik need lood, mida ta seal räägib, mida ta on näinud, et see meenutab tohutult seda, mis ütleme hetkel toimub Ukrainas. Aga meil see kogemus puudub. Et see on kuidagi väga eriline. Aga miks ma sellest üldse hakkasin rääkima? Mitte sellepärast, et et kuidas ja mis. Aga et mida ma imetlen? Mida ma imetlen on tegelikult see, et kui raskest ajast läbi tulnuna ka, et kui ei olnud isegi ju süüa kodus, ema pidi vaatama, kuidagi kombineerima kokku, et poisid saaksid üldse suureks kasvada. Nagu Fred seal ka intervjuus ütleb, et kui koolipoisid rivistati üles, et siis kõigil ribid paissid ikkagi, et võib-olla oli ainult üks poiss, kellest tulevikus sai miilitse, temal oli olnud selline väikene volt kõhu peal, aga ülejäänud olid kõik ikkagi sellistest peredest, kus ei olnud väga võimalik. Aga, et kõigele vaatamata igasugustele jamadele, mis sul elus on ka olnud, igasugustele raskustele, et mida ma imetlen on see, et sa oled kuidagi nii sisemiselt rõõmus ja rõõmus on ka nagu vale sõna. Ma ei tea, valgustunud heas mõttes. Valgustunud on ka, võib-olla see on liiga pidulik, aga mulle meeldivad ka sellised väikesed detailid. Näiteks kui Fred teeb, et sa oskad leida seda hetke, mida me ei oska võib-olla ise, ma räägin meie, eks ju, minu enda puhul lihtsalt. Võib-olla kuulajatel on see teine kogemus, aga ma vaatan kas või see, et kuidas sa teed lõkke peal teed. Et see on nagu rituaal, eks, et kõik, kuidas see puukesed on ja kuidas on need oksad ja siis kuidas see tee läheb sinna tassi sisse. Ja et see maailm on ilus ja ainult ühe lause ütlen, et sa tekitad elu vaimustust, et see ongi see. Ja vaatamata sellele, et on olnud ka väga raskeid aegu, et kuidas see on niimoodi kokku kõlksunud, et see on nii tore. Aga see vist ei olnud küsimus. See oli vahekommentaar, aga just, et see ei olnud küsimus. Aga küsi sina, Kristiina. Mina tegelikult tahtsin ühte küsimust, võib-olla see on ka siis provotseerina torgin teistmoodi. Ma mõtlesin, kuna me oleme Hiiumaal ja mina väga tihti Hiiumaal ei käi. Ja ma olin Raivo Põldmaa juures kodus ja kostiliseks, väga imeline maailm, mis ta on ka seal enda Krossa talus loonud. Ja siis ta rääkis, et Jaan, et tead siin, et Linnateater käib umbes ka, et väga harva sattusid Hiiumaal, et kord 20 aasta jooksul.
ja siis vaatasid, et no Linnateater Tallinnas on ka ülipopulaarne, aga näiteks, et Hiiumaal laupäeva õhtul väga õrreldalt rahvast ja siis sai aru, et hiidlased ju ei tule ju laupäeval välja, sest hiidlased teevad laupäeval sauna, et las see Linnateater tuleb kord 20 aasta jooksul. Meil Hiiumaal on omad traditsioonid ja meie ei hakka neid sellise väikse asja pärast küll lõhkuma. Et see küsimus Fredil oli tegelikult, et kui sina tulid ikkagi nii-öelda mandrimehena või Tallinna poisina, et mingisugune heas mõttes totakas asi, mis sind Hiiumaa puhul nagu üllatas, et noh, kuidas võib mõelda või mismoodi. Võib-olla see sama mingisugune külaühiskonna seik, mille peale sa ei olnud varem tulnud. Kõige selle ilu keskel siin Hiiumaal. Et mis sind üllatas Hiiumaa puhul mingisugune inimeste mõtteviis või mentaliteet? Vaikse ookeani ääres, seal oli välja rännanud inimesed, seal oli oma küla, seal Suurkivi ja laht ja mis seal oli. Ma sattusin sinna lihtsalt sinna viis üks kirjandusteadlane Mart Mäger viis sinna, ta käis külas neil ikka. Aga see on pikk lugu, sellest ma pikka rääkima, aga seal olid välja rännanud inimesed, kes olid Muhust, Hiiumaalt ja Saaremaalt oli. Aga ma läksin sinna külasse, see vanemad inimesed rääkisid puhast eesti keelt, aga täiesti puhastamata või nagu öeldakse, eks ole. Muudetud ei ole. Ja mina lähen sinna, ma lähen külas ka naiste, küsisin, kas tead, mis tähendab, kui kanad on tiivil? Te teate, mis see on? See on sulil, jah. Te ei tea, mis seal on. Muidugi teame. Mul nii hea tunne veel, kui sa kohtud midagi niisust, sa tunned ära oma. Ja on nii oluline, et inimesel on oma tee, oma rada, oma suund, mida sa pead liikuma küll on, kui sul on oma. See on hirmus, kui sa hakkad vahtima ringi ja teiste iseärasusi. Kujundage Goethe, et arendage oma omadusi, aga mitte iseärasusi. See on väga oluline. Ja see on nii hea, kui sa vahel puutud kokku. Ma läksin Narva Jõesuus, seal oli nii vene keelde, tol ajal oli ju venelasi enamasti ja ma läksin poodi ja ma kuulen, et keegi räägib eesti keelt seal, 3 naist olid ja mina, kuulen ka, hiidlased, jah. Olidki jausa, 3 naist olid seal poes parasti. Ma tunnen nende, mitte tema aktsendi järgi või selle rõhutuse, vaid selle keele meloodiat. Seda on nii tore kuulata jälle midagi oma kohtuda ja ära sunned ära midagi, mis on sinu oma. Nii vahva on see. Olgu oma. Jaa. Kas tohib küsida siis teie raamatust? Jaa, tohib. Et teie olemise mõnu. Et see on nagu kogemus, mis ei... Vaata, kui sa oled noor, siis sa loed raamatut ja sa jääd mõtlema iga lause peale, et mis see nüüd oi ja mis see tähendab ja nii edasi. Ja minu vanuses põhimõtteliselt sa oled nii, arvad, et sa oled nii hästi informeeritud, et lihtsalt libised üle ja vaata. Aga teie raamatus oli nii, et sinna oli näiliselt 2 meest räägib, aga tegelikult see oli pakitud täis asju, mille peale sa jääd mõtlema päevaks ja nädalaks ja pooleks aastaks. Näiteks see vaikuse teema. Mis on vaikus? Millal on vaikus? Kus see on vaikus? Mis see tähendab mulle? Mis see tähendab teistele? Kas sellest on midagi öelda? Vaikusel on oma mõõt. Ja. Minul on väga muutunud alati üksinda alla ja vaikuses olla niimoodi. Ma
algul ma käisin ju palju kuulamas, kui ma noorem olin või ma metsades käisin, ma kuulasin alati linnude laule, ma kuulasin nende aktsente ja missugused indiviidid laulavad laulurastad või oli nad, kes nad juhtumisid olid, need laululinnud olid ja aga pärast ma kippusin hiljem välja, et ma läksin vaikust kuulama. Vaikus on niivõrd, ma olen kirjutanud või oli jutuks ka, oli üks esimene ööülikool, mis oli mul paluti, et ma ütlesin stuudios, ma ütlesin, kuule, sest tule midagi välja. Muutsime selle plaani ära, läksime metsa ja istusime lagedikul seal ja me kuulame õhku, me elame selles keskkonnas, milles on. Ja siis sealt oli ju palju lihtsam kõiki neid asju kuulata ja selle üle arutleda. Selle kohta on üks muusik on öelnud ka, et kõige ilusam muusika on vaikus. Ja. Aga sealt edasi tuleb juba ilma vaikuseta ei ole sa midagi muud, ei saa ei muusikat ega sa ei kõnelda, ei saa suhelda, mitte midagi, kui sul ei ole selleks tarvilik vaikust. Ja see on see, ma loen seda väga tõsiselt, seda, et see on looduse vara. Praegu on niivõrd palju muutunud, et seda on ju küll mõttekaaslasi, kes käivad neid radu läbi käinud ja kuulab neid paiku, mis on siis sel ajal, kui siis sa salvestasid, need on dokumendid kõik ju. Seda ei ole võimalik muuta üldse. Sa võtad üles selle mikrofonidega, väga heade vahenditega üles selle ja näed, vidistab siin, äratab ellu selle vaikuse ja pääsuke. Ja, aga siis see on jah, see on põhiline jah, et see tal on mõõt on jah. Vahel ma tahan kuulda, kui ma lähen välja ja nii vaikne kõik järsku kuskilt kaugelt kuulen üks koer raugub kuskilt. Kui hea tunne. Nii tore on kuulata. Muutub. Aeg muutub. Ealiselt ka muutub inimene ka. Ja. Sa oled sedagi öelnud, et kui nüüd tahaks lindistada, ütleme samas kohas samasid hääli, esiteks ei ole piisavalt vaikne selles mõttes, et ikka kuskil mõni mootor pläriseb, mõni saag, mõni trimmer, mõni auto, mõni lennuk, et selles mõttes juba see taust on mürarikas ka siin Hiiumaal. Ja et selliseid vaikseid nurki, kus saaks rahulikult linnulaulu lindistada ilma segavate häälteta, oleks vist tänapäeval väga raske leida. Ei ole niisugust. Ei saa enam, neid asja ei saa korrata neid paiku, sellepärast, et see aeg on muutunud. Ja nagu sa oled ka rõhutanud, et üleüldse, et see liigirikkuse parim indikaator on need sinu vanad helisalvestised ja ka sellesama Fred Jüssi Olemise ilu filmi puhul pärast helirežissöör umbes arvutas, et 90% on kõik need vanad sinu salvestised selles filmis, mis on kõlanud, mis on tol ajal väga hea tehnikaga, mis on siiamaani loetakse väga heaks selle Nagra makiga ja nii nagu vist Külli rääkis ka, et kunagi Eesti raadiol kas olid Saari kuldrublade eest ostetud väga head mikrofonid. Et kui kõik kaamerad muutuvad, pildistamise vahendid, et kui on väga hea helisalvestus, et see on kehtiv, aga mis on ainulaadne on see, et neid ei saa enam korrata, sest et maailm on muutunud. Ei ole seda kõret enam seal, ei ole neid linde, ei ole neid kooslusi, et see on suur rikkus, mida sa oled, nii nagu kes see ütles poegadest, et sa oled see mesi, mida sa oled oma kärgedesse kogunud. Aga mul oli see Hiiumaa, ikkagi toome Hiiumaa juurde tagasi, et kas sul on hiiu keeles mõni lemmiksõna? Tahtsin vahepeal vahele küsida. Sa nimetasid sussu, et kas kõik teavad, on see ühe maakonna sõna või et oli sussu,
mis see on? see oli vastus oli kasutusel küll see sõna. Kas olete kuulnud sellist sõna, kes annab käega märku, kes on sussu? Nii on, ja. Ahah, et see on ka soomekeelne sõna. Pruut, jah? Pruut, jah. Aga kuidas oli näiteks ehal käimise kohta, milline väljend? Nii, ma kuulsin publiku hulgast nii-öelda. Kas oli lipsul käima või oli see, kuidas seal sinu maakonnas oli või sinu külas? Lipsul, et... Lipsul käid, jah. Ja üks sõna oli veel selle ehal käimise kohta. Kas on, keegi ütleb ka vahel, kas on mingisuguseid teisi? Sellest on juba muidugi nii ammu aega möödas, keegi ei käi enam ehal. Et ei ole... Heinagi ei tehta enam niimoodi. Lips, just. Aga käisid sa siis ka lipsul või siis sa olid juba pereinimene? Tol ajal Hiiumaal oled sa ka ehal käinud või olid sa siis juba pereinimene? Kuidas sa noore mehena siin Hiiumaal olid? Et sattusid ka ehal käima siin või lipsul käima? Ma võin, see rumal küsimus. Aga see vaikus oli nii ilus ja tähendusrikas. Järgmine küsimus, palun. Aga äkki on siin publiku seas küsimus, sest eile oli meil väga tore vestlus just, et need repliigid. Ja ma võin ka, tegelikult on kuulda ilusti, kui me siis Fredile veel üle korrata. Et küsige julgest, et ma tean, alati ööülikooli puhul on see, et parimad küsimused tulevad koduteel, aga et seda oleks võinud küsida, aga küsida võib kõike, mina juba küsisin rumala küsimusega, keegi ei saa enam rohkem mööda panna. Tulge siia, siis on. Te rääkisite looduse mitmekesisusest, aga kuidas on inimeste mitmekesisusega? Et kas on ka igavaid inimesi või mis teeb inimesest huvitava? Kes on huvitav inimene? Kellega sa tahad kohtuda? Ei, ma ei öelnud, mis asi see huvitav just on, aga meie professor Raul ta oli antropoloog tegelikult. Ja, oli tema professor Raul. Ja tema ütles, et kõige kirjevam on Hiiumaa ots sellepärast, et siin oli meresõitjaid, oli neid uppunud, neid purjekaid, siis oli neid jahil käisid käisid veel, kui talvel käidi. Seal on niivõrd segane ja siis need okupatsioonid ja siis olid neid siiapoole ja sinnapoole küll läksid sõtta. Et see pidi olema kõige sega või kõige kirjevam antropoloogilises võttes pidi olema, ma mäletan, kunagi tuli, ta meil ei lugenud antropoloogiat, seal oli oma paar õpilast oli, keda ta õpetas seal, Juhan Aul. Aga ta ütles, see on kõige kirjevam see ots pidi olema Hiiumaa osa. Just, meri on ümberriigi. Ja. Et selles, et missugune on huvitav inimene või? Ma arvan, et üllatusid valmistab sulle igasugused inimesi, aga kui nüüd isikliku kogemusel tuginedes on siiski suurimaid üllatusi, olen ma siiski üllatun. Vaat see sama mitmekesisus, mis seal on, just niimoodi mõtteaeg ja kõik on. Just eriti sel ajal, kui ma tulin olid ju kõik 7-klassilised koolid olid ju kõik, see oli väga huvitav, põnev aeg oli sel ajal.
siin oli ka, Kärdlas oli ka vene kool, seepärast, et siin oli sõjavägi, oli sees ja tankid sõitsid ja mis siin kõik olid ja siis olid algkoolid ja siis olid kõik need väikesed koolid ja olid õpetajad ja külakoolid ja see oli niivõrd põnev aeg oli selles mõttes ja vastupandamatu sellise oma mitmekesisusega ja ka selles mõttes ja see oli väga sellest räägivad selles raamatust. See raamat tegelikult, kui seda vaadates, siis saab aru inimene, mis tähendab, kui mitmekesisus võib ta olla siiski, missugune tol ajal oli ja missugune oli tol ajal elati ja missugusel kujunes välja sel ajal ka elamise kultuur. Seda kuidas nii või võtta võtta, kuidas on selle kultuuriga. Seda ei tohi sõna puudutama hakata, siis me istume hommikuni siin, me ei jõua kaugele eriti. Aga tõsi kõik on ikkagi see on kultuuri küsimus väga suur. See on väga oluline ka, mida minult tähendab, maa õpetab paremini kui kõik teie raamatud. Maa õpetab kõige paremini seda niimoodi ja see elu, mida seal elatakse, on nagu koos. Ma juhiks tähelepanu ühele toredale pildile ka siin selles raamatus. Et seal on, mida me tükk aega jahtisime, on siis Emmaste koolifoto ja teiseks siis Emmaste koolilapsed, kes siis olid Fredi õpilased ja õnnestus siis ühelt endiselt õpilaselt need fotod saada, need olidki Fredi tehtud, mida tal endal ei olnud, et seal need hästi tore on see lastega pilt on ja vaatad neid lapsi ja tekib siuke mõte, et nende käes ei kujutaks ette mobiiltelefoni. Oi! Et need on natuke teistsugused näod ja teistsugused naeratused. Et võib-olla osa sellest mitmekesisusest on ka kadunud, jah? Jaa. See oli sel ajal pildistatud ka, kui ta ei olnud teist korrusteel peale ehitatud. 58 vist oli see, kui ma pildistasin. Tule Iiris, tule siia lähemale. Sa oled Emmastest, eks ju? Tule. Vaata see mitte väike, noor neiu sõitis Emmastest täna Fred siia, et sind kuulata. Ma tahtsin lihtsalt nagu küsida, et kui sa ütlesid, et Emmaste ei ole nagu päris maa, et sa ei taha siin nagu päris maad omada, et kas siis Emmaste on nagu mängumaa või pigem nagu töö tegemise maa? Et sa ütlesid ennem, et sa nagu ei oma siin maad, et siis pead nagu muretsema, et kas siis Emmaste on nagu mängumaa või pigem nagu töö tegemise maa? Või Hiiumaa, just Hiiumaa. Jaa, nagu üldse Hiiumaa kohta. Kas Hiiumaa on siis nagu mängumaa rohkem sulle, et sulle ei ole seda tunnet, et sa peaksid siin tegema tööd, et sa saad siin olla kuidagi teistmoodi kui näiteks Tallinnas seal oma töölaua taga? Ei ole, sealt, kui ma kirjutasin mõningad asju, mis ma miniatuure, pisikesi, mul oli niisugune periood elus, kus ma sain istuda maha ja kirjutada, mul oli luksus oma istuda kirjutusmasina taga või ma kirjutasin 1,5 lehekülge, kirjutasin terve nädala. Ja ma mäletan, kui ma sellest kokku panin selle kogumikku sellest, mis tuli nendest väikestest pisikestest lugudest, mis ma Hiiumaal kirjutasin. Ja ma viimistlesin, seda oli nii palju mõtelda selle puhul sellega kaasa ja mõtelda tagasi ja ette kõike moodi. Ja pärast, kui see läks trükikotta, see jäämurdja oli see. Ja see raamat seisis trükikojas 6 aastat enne, kui ta läks trükki. Ja mulle öeldi, et see on vananenud, mis teeb ju vana. Ma ütlesin, et tead, sellel
kui ma uuesti lugesin need tekstid, seal oli mõnes kohas oli mõni koma panna ja mõnes kohas üks sõna muuta, see oli ka kõik. See on nagu, mis asi, ladina keel, ta on nagu surnud keel. Ta üldse, ta on niivõrd viimistletud. Alati on, inimesed ei tee vahet selle vahel, mis on algeline, mis on lihtne, primitiivne ja mis on lihtne. Ja selleks, et teel, kui sa hakkad emakeelt kõnelema hakkad ja kui sa seda austad oma maad ja austad seda maad, kus ma elan, eks ole, ja seda lippugi, mis seal lae peal, kui ma esimest korda nägin Kosel seda sort sinimust valge. Ja see on väga pikk tee on algelisest sellest, kui me kirjutamisest räägime, mitte ainult, igal pool on see niimoodi. Mitte midagi, et sa juurde saad panna, vaid kõige suurem küsimus on sellest, et sa kõik ära koristad ära üle aruse. Ja sealt jääb see lihtne. Ja see võib seista 6 aastat või ta võib 16 aastat seista trükikohas, enne kui ta läheb trükikotta see käsikiri. Seda ei ole mitte midagi ei muutu sellest, jah. Selles mõttes olid väga väärt. See on ka omamoodi haridus, mida ma sain Hiiumaalt ka. Aga see on, sa pead iseendaga aega võtma selleks ja sa pead uskuma seda, et see väärt on midagi. Aga nüüd selle kirjutamise juurde tulles, et see muidugi, seda ei ju peeta tööks üldse. Et tõsine töö tegemine, see on ikka maatöö. Ja tegelikult tuleb tunnistada, et Fred on Hiiumaal ka maatööd teinud, ehk siis heina niitnud konkreetselt vikatiga. Et selles mõttes ei ole ta ainult siin lillutanud ja sõnuritta seadnud niimoodi, mida võib ju ka kirjanduseks nimetada, on ju, tulles tagasi festivali teema juurde. Aga jah, niitmine. Siin on, tähendab, kahjuks ei ole ühtegi pilti kuidas Fred heina niidab vikatiga. Aga seal ma õppisin Ridalas, jah, aga kui ma siin, see oli tõeline nauding. Vahel naised ütlesid, et anti mulle mitut vikatit kaasa ja ma vahel öö ja päeva seal samas, kus ma mõõtsin, on natuke alati oli heinu ja kui putukaid sööma seal ma elasingi, oli seal tõeline nauding, niitmine. kahjuks ta enam ei viitsi. Poissniit, mis ta on. Ja. Mul oleks niitmist küll, aga. Jah. Kas on veel küsimusi? Kõik on nii tagasipidi hoidlikud. Aga äkki ongi paras jagu, vaata, kuidas öeldakse, et kontserdil on ka hea, kui üks lugu jääb laulmata lõpus, et siis jääb see hea tunne, et keegi ei mõtle, et no kaua nad siis räägivad. No 1,5 tundi saab varsti täis, mis minu kui õpetaja kogemus on näidanud, et 1,5 tundi on võimalik keskenduda kuidagi moodi ja sealt edasi läheb jamaks. Ja küllap on ka külm natukene tuule käes. Et ma ei tea, kuidas me edasi teeme, et kas te tahate veel kuulata juttu? Kõik, kes tahavad veel kuulata meie juttu, käsi püsti. Me võime muidugi nii teha, et need, kes enam ei viitsi, läheb lihtsalt minema. Aga see on täiesti ju, vaata see ongi see kirjandusfestivali meeleolu, et keegi ei pane väga pahaks, et kui keegi tahab vahepeal selga sirutada ja siin on ju, kui 2 sammu astuda kõrval on ju ka sama hästi kuulda. Aga ma veel korraks selle elutarkuse poole.
et kas Hiiumaalt on jäänud ka meelde, no sa oled nii palju nende kohalike ägedate meeste ja naistega siin suhelnud, kes seal oli ka need Lepiku tiukad ja kes need kõik sul on, et mingi selline tore ütlemine, mis on sind elus saatnud ka väljaspool Hiiumaad, näiteks mingisugune kihvt mõttetera. Meenub sulle selline Hiiumaa meeste või mõni Hiiu lugu näiteks? Kas sa küsimust, et jah, et mingi selline Hiiumaa elutarkus või on sul mõni lugu veel seoses Hiiumaaga, et mida sa oled rääkinud ja et mis on andnud mingisuguse tarkuse või noh, ma ei tea, teinud lihtsalt nalja või rõõmu? vaat see on vist töö, lähme tagasi selle juurde töö. Mis asja seal tohid, istud ja vahid mere ääres, vahid taevasse ja molutad niisama seal mitte midagi, sa ei tee seal ja vaata huvitav, et küll, see oli põnev selles mõttes, et sa võid istuda mitte midagi teha ja kui mulle oli ülesanne kirjutada Eesti loodusele või kuskile mujale midagi kirjutada, selleks kulusas mul ära vahel üht õhtupoolikut, mida teine pusib selle juures terve nädala selleks, et küll ta kirjutas ümber nii ja naa. Ja ma hakkasin pärast mõtlesin, aga ma vist teengi tööd praegu. Sellest ma ju elasin, eks ole. Kus see raha tuleb või millest ma elasin, eks ole. No on jah, huvitav. See, et inimese töötab, kuidas kellelgi on jah. See on see töö tegemise asi. Aga nende tarkusest oli. Ei, seda ma nüüd ei oska ühe ropsuga ütelda. See on küll, jah. Et laiskus on mehe iga, jaa. Et nii palju, kui sul on laiskust ja kui nii palju sa niimoodi vedeled seal ja midagi sa ei tee seda kauem sa elad. Rabele seal ja tee aina tahad, aga rikkamaks saada ja kõik ja kuulsaks saada või ma ei tea, mis seal veel on kõik. No, mõni tahab lihtsalt tööd teha nagu. Jah. Ma saan kogu aeg pragada, et ma teen liiga palju. Jah. Kuidas valasti öeldi ka, eks ole, et palk saad, kui sa teed tööd, siis saad selle palga ja pärast seda, kui sa oled selle raha kätte saanud, siis sa oled eks ole, sa pole mingi inimene. Käid poest läbi ja nii edasi. Jaa. Tere, Fred. Jah. Tere. Kalli olen. Ma tahtsin meenutada paari asja, et kui me Frediga kohtusime 20 aastat tagasi vist umbes Tallinnas Kadriorus, kui te tulite prouaga meile ateljeesse vitraaže ostma. Ja sealt edasi tulid need mõtted teha need liblikatiibadega näitused ja jääpiltidega näitused. Seda, jah. Ja sellest ajast me oleme üsna mitu korda kohtunud ja rääkinud ja Valev kutsus su sinna Tallinna Ülikooli loengut pidama noortele. Ja siis kõikidest nendest tarkuse sõnadest, mis sa jaganud oled, ma mäletan, mis on nagu Valevit kõige rohkem mõjutanud, ta on muidugi ise ka ju filosoof, nagu sa tead, et see, kuidas me saime tuttava pildi, kui sa panid esimese kaadri ette sellest, kuidas see tee läheb Õnguranda, see niimoodi puude alt. Ja kuna meie oleme ka sealt käinud ja mul on ka neid pilte, siis tuli sealt see arutelu ja sa ütlesid, et alati tuleb vaadata selja taha. Et need vaated, mis on minnes ja need vaated, mis on tulles, on täiesti erinevad. Et kuidas see sul täpselt oli see?
ikka tuleb minevik. Kui sa kõnnid, vaatad üle õlaga või sa näed, jah, hoopis teistmoodi me neid asju, jah. Siis muidugi see, mida sa oled ka hiljem raadiointervjuudes öelnud, et kui sind kutsuti garaažikatust tegema ja sa ütlesid, et sa ei saa, sa oled kinni. Jaa, ma olen väga hõivatud olen. Ja millega sa oled väga hõivatud? Ma olen hõivatud. Mul on vaja pilvi vaadata. Ma tegin tööd seal. Mul on vaja aeg võtta, et vaadata pilvi. See on väga oluline. Ja siis väga tore jutt oli see, et miks Eesti naised on õnnelikud. Kas sul see tuleb ka meelde? Et kui on palju linde, kui on palju putukaid. No sellega oli see, tähendab, see on mitmeid ridu on sellest ju. No näiteks mu naine ütles ka, tema on ju ajakirjanik oli, ta oli hoopis teise Eesti teaduskonnas, õppis ülikoolis ka ju keele selles teaduskonnas ja aga seal oli ka tema, mis jutt see ju asi nüüd, ma ütlesin, kui sa lased maha ühe kodukakku, mis siis juhtub? Sa lased maha, hakkavad siginema hiired, eks ole. Ja kui sa need hiiri sööd, siis süüakse rohkem need kimalased maasest ja kimalas on ainukene putukas, mis tolmeldab seda ristikut, mida raskem on või rammusam see põld on, seda tugevam on piim, tugevam piim on seda, mida rohkem rasvasem või tugevam piim, seda tugevam on mees ja kui on mees, seda õnnelikum on naine. Te võite veel neid asju arutada, aga see on tõsi. Need ei ole mitte kunagi, ei tohi meeles pidada terviklikkust. Praegu, mis toimub, ma olin jäin mõtlema, kratsisin pärast kukalt ka, aga mida sussis või sotti ei saa, mis seal päriselt on. Võib-olla on muutunud ka see rahvuspargi loomine, et võib-olla teda teistmoodi ja teda tükati teha, aga minul ma ei oska, ma olen lihtsalt tolle aja inimene, kus rahvuspark, see on nagu terviklik on seda, sa ei saa ühest tükist seda ja teisest teise. Sa võetakse, kui palju neid raiuda saab ja mitu hektarit veel saab, siis võtta seda metsa siit ja te võtate siis selle lagedaks kõik seal ja nüüd on aga kuhu jäävad putukad, mis jäävad liblikad, mis jäävad sirelased, mis jagased kimalased, ka mesilased, kuhu nad kaovad, nad käivad ju tolmeldama neid taimestikku kooslust. Sellest saadakse küll aru, kui palju sealt siis nüüd, mis asi see on? Röövraie aeg algas sel ajal, kui ma 51. aastal, ma mäletan seal suures metsas, seal Kõrema metsades või sealt Aegviidust minna, eriti lõuna poole, põhja poole ma ei saanud minna, seal on poligon rohkem. Aga seal on siis see Aegviidu metsamajand, see oli suur asi, oli kõik punalipud ja kõik olid ja preemiad ja kõik anti. Ja ma nägin, mismoodi raiutakse sel ajal metsi niimoodi, et metsajõed raiuti kuni säng, tähendab otse kohe, ta ei hoia enam vett, siis kaovad ära vähid, sellepärast, et kukub ära vesi, vett ei hoia seda vett, sealt kaovad ära metsa need urud, mis seal olid. Seal on elustik, ma mäletan väga hästi, sest ma olen väga hästi meelde
oma rännakuid, mis ma alustasin, esimesed olid 50 aastasega, 51. aastal ma hakkan regulaarselt käima. See ongi tegelikult minu kodumaa, seal ma tegelikult olengi sündinud. Ma olen ilmale tulnud küll Aruba saarel, aga ma olen sündinud, olen siin. Ja see on minu jaoks niivõrd oluline. Ja sa ei saa praegu mõõta nende tihumeetrid või hektarite selle järgi võtta ja kaasab peapuu, et poole midagi, näed, tuleb uus mets. Tuleb ja ei ole, sealt tuleb, ma vaatasin seda, Iirimaal ma vaatasin mitmel pool, seal on, raiutakse mets maha, aga sinna istutatakse maha, seal on puupõld. See on puude põld, aga mitte mets. Mets on hoopis teine mõiste selles mõttes, kui tervikust rääkida. Ja kui palju on teda kiiresti maha raiuda, aga kui aeglaselt ta kasvab ja kui palju muutub küll, aga mitte nii, et vajutad puldi pealt ja vaatad teisest kanalist teist või kolmandat, ma ei tea mida. Oi, vabandust, pardon. Vabandust. Ei. See ei ole varem ilmunud ka seda. Esimene jõulu või need jõulu. No, sa tahad rääkida sellest, et on linnurahu ja jõulurahu ja igast rahud on olemas, aga millal see oli paar aastat tagasi, oli siis Fred oli siin jõulude ajal ja jõulude ja uue aasta vahel ma vaatasin, et oli seal kohati kõvasti metsa maha võetud ja siis ma nimetasin selle jõuluraieks. Jõulurahu ja ei ole rahu ka jõuluajal. Aga see vabandust. Mis seeme, suur raudseeme, seda pole valem ei ole avaldatud ka, et seda võite lugeda. Kui Fred siin räägib õnnelikustest naistest, siis mina kui välismaalasena, kui ma tulin siia, ma sain aru, et okei, et Inglismaa naiste hääl on nagu katki läinud kodumasin. Aga Eesti naiste hääl on nagu triigitud pesulõhn. Võib-olla selleks, et nad õnnelikud. Oota, mis on see, et Inglismaa naiste hääl on nagu katki läinud kodumasin. Jaa. Aga Eesti naiste hääl on nagu triigitud pesulõhn. Ei oska öelda, jah. Mina oma pesu küll ei viitsi triikida. Aga mina olen küll. Aga Fred küll triigib teinekord, jah? Ma olen kuulnud, ma näinud ei ole ise. Sa triigid pesu? Jaa, mina olen triikinud. Pärast Mari küsib ka, mis sa sellega teed, mis asi see on? Elektriraud, see. No, selline pole vajagi. Mina ei tea. Ma panin ju kõik kirja niisuguse loo, mis on pesu tol ajal, kui tondil elasime ja pesu pesti ja kõik, see on pikk jutt seal. Pesupäev oli ka. See on järgmise raamatu teema, mälestusi emast. See on emast, jah. Tere, tahtsidki sitä, sä rääkisit metsää seisust. Soome ekofilosof Pentti Linkola, kas on sinulle tuttav. Tämä raamatut ei kahjuks ole eestikielessä tölkitut. Onko? Kai mä en ole jo valennut. No, kaksi viimeistä. Kas sulla mitäkin ööltä tema möttedestä? Pentti Linkola kohta, kas se on sinulle tuttav? Ja ma olin temaga kokku puutunud, jah, palju. Mul oli temaga väga niisugune
see on väga, väga kinnis sõprusring oli, kellega ma kokku puutusin. See oli Penti, jah? Ja. Seal oli filosoof, väga, temaga oli väga tore kokku ja arutleda mõningate puhul ja eriti tore oli, kui ta puudutada naisi ka, eks ole, see oli ka, temal oli oma lähenemine kõigele sellest ja aga siis vahetevahel mulle hakkas tunda või andas väga tugevasti talle natukene niisugust lapsemeelsust on, see on ka tore. Jaa, ta oli Pentil ja Lincolnil. Aga tema vend oli tal hoopis ajaloolane. Kas on veel mingeid pakilisi küsimusi? Eks siin maestro hakkab natukene ära ka väsima, ma kuulen häälest, et aga kui teil veel on mingeid, mis hädasti oleks vaja. Et tere, Fred. Sa rääkisid vaikusest, aga sa oled rääkinud ka tuulest. Kas sa räägiksid tuulest? Meil on siin praegu tuul ka, et väga selline ürgne element, ma mäletan. Kas sa tuulest rääkisid? No väga, mis mulle muidugi väga meelde jäi. See oli ka professor Raul oli ka, kes meile üliõpilastele vahel rääkis. Seal oli, kutsusime ka osakonna õhtutele ja ta oli väga hea kõneleja, oli ka professor Raul, Johan Raul. Aga tema ütles ka, et luulest, ta ju palju ta rääkis luulest ja ta ütles ka, et Johan Liiv ütles et tuul, et kuidas oli, luule on nagu tuul, aga ilma tuuleta läheb maa haisema ja see on ka kujundlikus mõttes ja küll mina mõtlesin, kus kohast mina leidsin, ma leidsin selle üles Ameerikas ja sõbra juures käisin külas, aga siis ma leidsin, koju leidsin ka oma raamaturiiulist selle Liivi kogumit, kuidas ta on. Ja. Aga see tuul peab olema ja ainult, et seal on nii nagu vaikusega on, et see on mõõde või ühel ei talu üldse vaikust ja ei talu üldse niisugust tuulised ilmad, kõik nii ilusad, 30 kraadi sooja, kuskil ilus suvi on. Ma poen ennale kuskile omal ajal, pugesin kuskile küüni, võtsin midagi head lugemist ja olin terve päeva seal, olin ma ja kui õhtul jahedaks läks, siis ronisin välja sealt. Jaa, käisin ja ujumas, ma tegin seal, aga seal ei ole võimalik selles kuul, see on kõige raskem aeg suvel on minu jaoks olnud, see on kõik indiviidi või isikupäraselt tuleb see, aga see mõõt ka ealiselt muutub ka see tuule tarvidust on. Tuul on see võib hirmsasti ära, kus poolt ta tuleb muidugi, mida ta toob, ka see tuul, eks ole. Kirde tuul näiteks, missugune valgus on kõik, oi jaa, see on kõik. Jah. Ma olen metsades rohkem liikunud, ma ei ole vereinimene üldse. Ja sellepärast ma ei ole tunne seda nende tuulte, missugune, mida see tähendab seal. Fääri saartel, siis mõtlesime ka, et missugused võivad muutuda järsku, kui tuul muutub ja kogu elu muutub, kui võib tuul jääb püsima näiteks.
või kui nüüd käib, on laikus, tuleb ega pagi käib üles, järsku kõik murrab puud ja lükkab masti, tähendab jahtidel mastid maha ja mis ta teeb kõik. Ta kõike peab olema. Mina vaatasin seda siin Ristna ninal, kus oli, kui seal on ristlaine, on merega, tormiga tuleb ju ranna või see laine tuleb alati randa, mitte pikki randu, mitte kunagi. Aga näiteks Ristjal lõunaninal on see, et tekib ristlainetus ja siis seda on nii tore vaadata, mismoodi ta kuidas mässab vesi või see siin samas oktoobrikuus ma kunagi pildistasin, üks pilt on selles raamatus on ka lõpuks. Neid on ühes teises raamatus on palju pilte sellest. Ja, aga kui ma pärast mõtlesin, et kui meri mässab, olgu pealegi, aga kui veri hakkab mässama inimese sees, vaat siis on hoopis tõsisem see asi. No sellest on üks lugu ka kirja pandud ka siin ühest teisest raamatust võetud maailma mõtte sealt. Ja tuul on, mulle meeldib käia pimedas. Mul on väike lätar, millega ma läksin Mustja jaamast, läksin ma külvandusse või sinna taha külvandusse. Sinna taha, sinna on kõmpida oli juba 15 kilomeetrit ja see on suur nauding. Aga väga tore oli, kui tuul liigub ja siis sa ei tea, kus kohas sa täpselt oled pimedas, eks ole. Aga ainult seda väikest kaart või seda sõõri, mis sul on laternal. Aga siis sa kuuled, kuidas pool, siin on kased, kõrged männid, need on, et ma mäletan küll neid haabasid siin, see on ära murdud. Vahel see on nagu, see maastik jutustab selle, see tuul. Ja seda väga harva on ka, kuulab seda muusikat, mida võid kuulda looduses, seda päris loodus, niisugune loomulikku. Sellest ma olen kirjutanud ka sellest üks. Kui on väga kuivad ilusad ilmad ja alt on korp on see männid, aga seal üleval on libled on niisugune. Ja kui see hakkab plärisema seal üleval, siis tekib täitsa nagu muusika, mis seal üleval. Seda väga harva kuulab, väga head ilmad, väga ilmad tuul ja kõik. Et selles mõttes ka tore jälle. Aga ta väga väsitab ära sul, kui ta jätta, see rahule jätta see tuul. Ja ma ütlesin, Tiidule ütlesin ka ükskord, läksin sinna kogu oma mikrofoni ja selle kupatusega seal ja ütlesin Tiidule, et nõue nädal aega oled sa seal, aga ära mitte mingisugust paati minemist ega ära viimist ja midagi. Ja ma läksin sinna, hakkas tuul ja kevadel. Kõige ilusam salvestiste aeg on kõik. Ma ei saanud mitte ühtegi lenti ei saanud salvestada, sellepärast, et seal tuul jäi ja oligi ja kõik. Ainult tuul ja siis väsib ära ja teeb hige täis ka. Seal algused kuulata on, no küll ta ära läheb. Ja, läheb küll. Kui läheb ikka siis küll, jah. Nendest on teine asi veel. Ma olen terve plaadi täis, on neid suused tuuled on. See on omaette muusika, mida sa kuuled. Eriti öösiti käia pimedas, kui on tore. Ööülikoolis on ka Fred Jüssi koos Küllitüliga on kokku pannud ka saate nimega Tuulest. Et võite koduteel keegi, kes läheb autoga, saab kuulata. Aga kui te praegu olete juba külmetanud, siis see saade eeldab sooja kampsunit. Jah, sest et seda nüüd kordasime täpselt sel
talvel sel päeval, kui oli see kõige suurem lumetorm. Ja see oli täpselt, kuidas see juhtus niimoodi kokku, aga et inimesed on öelnud, et kes sõitis kuskil lumehangede vahel ja et aga see Fredi tuul ja siis see väljas olev tuul kuidagi segunes. Aga kas paneme punkti ja täname väga Fred, sest see on tõeline sajandi suursündmus, et sa olid nõus tulema ju ka rääkima ja aitäh, Kristiina, sulle. Aitäh, Jaan, sulle. et siis nüüd on see hetk, meie saame tulla päikese kätte. Fred. Aitäh teile. Meil on